me oleme siin tulevikus kanged mehed, me ei jäta kõik totaalselt pikali kukkunud süsteemid, jooksime uuesti ülesse ja peaks olema praegu heli olemas. Kui ei ole, siis kõik sõbrad, kes mind siin pommitasid kõnede ja sõnumitega, võite seda uuesti teha, andke aga jälle märku. Praegu tundub, et ma peaks olema kuuldaval, nii mina kui poisid siit. Võtame Narva mängu kokku. Minuga koos täna stuudios Mark Jaak ja Rome. Tuleviku 2005 grupi poisid, Antti Rosenbergi poisid. Neilgi liiga hooaeg algamas sellel nädalavahetusel. Lähete Tammekaga vastamisi. Kuidas siis on hooaja eel trenni tehtud kõvasti? Treener on teiega rahul ja liiga hooajaks valmis? On küll, jah. Aga mis ootate hooajast? Peaks tulema raske. Eelmisel hooajal võitsid üleminekumängud ja U14 eliitliigas täna mängite, nii et seltskond on teil karm. Kes sealt vastastest kõige tugevam on, Rome, keda sa kõige rohkem pead kõige kangemaks vastaseks? Sillamäe. Mitte Flora näiteks või keegi muu? Flora võib-olla ka. Okei. Kuidas sul? Ma arvan Tabasalu. Tabasalu? Miks Tabasalu on halb vastane? Sul on need väiksed poisid, aga need on hästi kiired ja väledad. Nii et U14 poistel tulemas tõsine hooaeg. Ja täna on poisid Mark Jaak ja Rome minuga siin, et võtta kokku Transi mäng 0-2 kaotusega. Tuleme siis Premium Liiga 7. voorult tagasi Narvast. Ja nende tehniliste viperuste tõttu nüüd tundub, et ka praegusel hetkel Narvas mängujärgset sööki võtvad poisid saavad meil laivis vaadata, nii et tervised teile ka sinna Club Avenue restorani. Kuidas nägite mängu, poisid? Millisena nägite? Esimene poolaeg oli ju täitsa tubli. Mis esimesel poolel silma jäi? Pressing võib-olla. Nagu agressiivsem pressing. Millega hädas olime kõige rohkem? Hädas oli siuke, et kaitses olid liiga suured augud ja lasti löögile kahe vastase vahelt. Rome? Palli ei saadud hoida enda käes. Palli omaks võtta ja palli hoidmine ikkagi samad mured, mis Pärnu mängus kummitasid täna. Teine poolaeg ei kuulnud kohe üldse meil ühestki otsast. Seal Narva ikkagi pressis juba täiega. Jah. Ja söödupraak oli ka teine poolaeg rohkem. Poolajal, kui me siin rääkisime teiega poisid, siis sina vist ütlesid, et Narva tuleb veel kiiremini peale, kui ta esimesel poolajal selle poolaja lõpetas. Täpselt nii läkski. Taimasid, et tulevad tempot tegema. Mis tunne sul oli, kui sa täna vaatasid seda koosseisu? Täna oli ikkagi äärmiselt hõre koosseis meil. No oleks võinud parem olla. Kellest kõige rohkem puudus oli? Sander Post. Post ikka. Poisid vaatasid mängu, kuulasin poole kõrvaga, arutlesid aktiivselt kogu mängu selle üle, keda parimaks valida. Siis nii-öelda kandideerima sellele mänguringi parima auhinnale. Mitu nime käis sealt läbi, kes siis lõpuks söölale jäi? Õunap. Jana Rõunap. Jah. Nii et Jansa, üks hääl sulle. Viimasest ringist on jäänud veel 2 mängu mängida. Hetkel siis kõige suurem edu sees Tauno Mõttusel. Temal 3 häält, Karl-Romet Nõmmel 1, Sillimar Loigol 1. Ja nüüd siis Jana Rõunap samamoodi 1 häälega selles rivis. Nii et hääd koduteed Narvast poistele. Laupäeval teil on endal vist Tammekaga mäng päeval õhtul. Päeval. Just, hommikupoole. Õhtul olete kindlasti staadionil ka. Tammeka tuleb siia. Mida sellelt Tammeka mängult ootad, Rome? No, võiks olla rohkem paremaid mehi. Ehk koosseisu probleemid ikkagi Jah. Tuleb ületada, et teha tulemust. Tammeka täna kloppis Paid, et 5-2 oli see Mark Jaak sinu jaoks üllatus ka, et Tammeka... Oli küll, jah. Et nii võimsalt. Kas seal pigem oli Paide kehvem või Tammeka lihtsalt nii hea? Tammeka lihtsalt üle neist tegid agressiivset pressingit ja Paide ei suutnud vastu panna sellest. Kuidas meie Tammeka agressiivsele pressingule vastu saame? No kõik oleneb mängijatest ja kuidas nad treenid on.
ja koosseisust. Lasen väsinud poisid koju. Aitäh teile, et vaatasite, aitäh, et ära kannatasite, aitäh poisid, et ära kannatasite selle tramburai, mis meil siin tehnikaga täna toimus. Selliseid asju tuleb paraku ette. Nii et Narva Trans meist 2-0 parem. 2 mängu jäänud selles esimeses ringis veel ja laupäeval kohtume siis Alljärve staadionil. Kindlasti tulge muidugi ka vaatama Tulevik 3 ja duublimänge, needki sellel nädalavahetusel. Kõik info on kodulehel üleval ja laupäeval, kui ma ei eksi, siis kell 12 oli teie mäng või? Tammekaga. 8.50 välja siin. Just, et poisid võõrsil Tartuga, nii et esinduse mängu õhtuks siis laupäeva õhtul saame juba teada, kuidas tänastel stuudiokangelastel, kes mängu analüüsisid, liigahooaja algus läks. Aitäh vaatamast ja kohtume järgmises fännistuudios. Loodame, et seal seda kõikvõimalikku tehnikajama tuleb vähem või ei tule üldse. Sest nagu Rome ütles, kõik sõltub koosseisust.